Hommik, 7 hommikul on kell. Hakkame siis Antsla rahvasprindile liikuma. Meil on natuke üle 2 tunni Paidest vaja sõita. Avastasin hommikul, et puksiiril on rehv tühi. Sain natuke sisse siia pandud ja liigumegi siis Antsla poole. Saaremaal oli kõik korras, siis ma arvan, et saab täna ka läbi. Aga ennem ei saa teada, kui allkiri on all. Palle, kuule, mis asjaga sa stardis oled? Ma kuulen, et see on 1.9 diisel. 1.6 diisel. See on siis 77 kilovatti. Et Setiga juhtus sul midagi, ma kuulsin. Siiamaani on tee ääres. Oleme siis Antsla rahvasprindiks, nüüd ma arvan 110% valmis. Allkirjad on antud, nagu ma iga kord räägin, osavõtutasu makstud, rajaga on tutvutud. Rada on täpselt sama, mis eelmine aasta, natuke aeglasemaks tehtud. Ja ma olen räigelt suluma. Eesmärk on võita. Võits, nagu ma iga kord ütlen, ikkagi poodiumile saada, aga ikkagi ma tahan võita. Ja ma lähen kindlasti pingutama, seda ma luban kõigile. Aga vaatame siis, kuidas läheb siis. 3 vooru on täna ja 2 parimat liik kirja. Sander Mikkels.
ringtee peal väga pidamist ei olnud, eks rehv oli külm ja poole katse peal ka ühte kurvi läks päris raju hooga, natuke libises läbi. Aga hetkeseisuga natuke piilusin, praegu on esimene aeg enda peal, sekund kiirem kui teine aeg ja saab veel kiiremini. Aga mul on kaamera videopilt, süda läks täiesti pahaks finišis, peaaegu oksendasin auto täis ja see kõik kaader jõuab kindlasti YouTube'i. Aga praegu auto on korras, auto on hea, vaatame rehvi rõhud üle ja ma ei tea, naudime päeva. Kuidas läks siis? Vaatasin päris kiiresti sõitsid? Kuule, täna läks väga hästi. Lihtsalt tehniline tingimus oli see, et masini stardist läks ära, mitte jääks seisma. Tekkis siuke tõrge, et kütusega nagu tahab pöörded hoida. Okay. Aga nagu oli napikaid ka või kuhugi põhuvalli pihta kõrvalt? Sõitsin nii puhtalt kui võimalik. Pigem võtad nagu gramm aeglasemalt seda sikaani osa, et sa ei teeks nagu seda viga, et sa lendad täiega peale ja siis sa nagu viskad tagumit. Hakkame siis videoanalüüsi tegema. Sõitsin küll katse esimese aja, aga minu konkurendid on ju Magnus Lepp ja Elvis Leinberg ja ega need mehed ju niisama ei maga. Et nad ka sõidavad ju kiiresti ja kindlasti arenevad siin katsetel, et siis natuke trenni tegema, tahaks ikkagi paar sikki kiiremini sõita. Number 51, Sander Mihkels. Tundub olevat selle klassi favoriit, sellepärast et esimeses voorus 1.55. Silda vist natuke paigast ära, aga rehv välja peal maha ei tulnud, aga kindlasti sellist aega ei tulnud. Pingutasin ikkagi liiga üle vist tundub, et sul on hea. Ansla rahvasprint võidetud. Äge. Ma esmaspäev puhkasin ja teisipäev hakkasin valmistuma. Ronmar auto, Hendri Taal aitas mind selles päris palju, pani massad ja mordid alla, võtsime põhjakatted alt ära, võtsime veel igasugused kaitsmine ära, et auto saada kergemaks ja siis me oleme. Õnneks saime auto niimoodi seekord valmis, et saime ka väikse testi teha. Saaremaal sai tuimalt peale mindud ja tegelikult oli ka avastamine, aga seekord natuke testisid. Aeg 3.53.41, Elvis Leinberg! Teine koht, kogu aeg 3.51.66, Magnus Lepp! Selle klassi võitja, aeg 3 tundi, 3 minutit, 49 sekundit ja 73 sajandikku, Sander Mihkels!
aitäh! Vaeva nähtud ja ma ju häälestasin ennast tegelikult paar päeva tagasi, et ma tulen siia võitma ja esimene katse saigi päris rajult peale mindud. Äärekivi sain natuke autosse, et natuke silt paigast ära läinud, et kas tulebki järgmisteks rallideks selle autot ehitama hakata, kiiremaks seda teha ja ega konkurendid ei maga. Aga ega midagi, meie Antsla seiklus on siis läbi saanud ja hakkamegi siis Paide poole tagasi suunduma. Ja ei tea, ei saa rohkem midagi rääkida. Ongi kõik.